Nüüd tulevad rõõmustavad uudised nendele, kelle õppeklassidesse ega kodudesse enam roboteid ei mahu. Käes on aeg programmeerida hoopis lampe. Kunstiõpetuse tundides sa saad lastega avastada kuni 16 miljonit erinevat värvi ja samamoodi sa saad luua klassi erinevaid toredaid valguslahendusi, loomulikult ka kodudesse. Siin laual on Philips Hue programmeeritavate lampide stardikomplekt ja selles komplektis on siis 3 lambipirni. Need on erineva suurusega ja Bridge sild, mis ühendatakse kohaliku wifi võrku, et neid lampe siis juhtima hakata. Philips Go on siis samamoodi programmeeritav, aga tema väärtus on siis selles, et ta saab olla ka kuni 3 tundi juhtmevaba. Neid lampe saab juhtida tasuta äpiga ja nagu näha, siis on igal lambil on oma koht, kus saab teda juhtida. Ja siis võib valida, väga lihtsalt näete selle sama 16 miljoni värvi hulgast, et kus siis mõni lamp on ja neid saab panna ka 2 kaupa rühma. Nende 2 lampi siis on ühes rühmas. Samas on olemas ka siis valmis tehtud taustad või tseenid, mis muudavad kohe värvi ja väga põnev võimalus on neid ise luua. Ja ise saab luua niimoodi, et saab teha foto. Näiteks teeme foto sellest samast armsast väiksest robotist. Ja mida me saame teha? Me saame tõmmata nüüd need lambi numbrid siia peale ja võtta siis täpselt neid värve, mida me sellelt fotolt kasutame. Ja salvestada, kui see meile meeldib, väga lahe võimalus. Nii, aga pidime me rääkima programmeerimisest, et programmeerida on neid väga lihtne tasuta Tikli äpiga. Ja Tiklil on siis selline äpp, millega saab programmeerida kõiki tarku lahendusi ja siis ka koduseadmed üksteisega koos suhtlema. Ja nagu näha, siis seda sama BB-8 saab juhtida selle äpiga ja meie otsime siit siis üles endale Philips Hue. Ja Philips Hue programmeerimine on väga lihtne. Me saame häälestada kõiki lampe eraldi, kui me soovime, et nad lülitaksid ennast sisse, et nad lülitaksid ennast välja või et nad muudaksid oma värvi. Ja värvi nad saavad siis muuta kas värvipaleti abil või siis hoopis RGB toonides. Ja saigi nüüd valmis selline lihtne programm, mis paneb järjest tuled punaseks, kollaseks, roheliseks ja teeb sellise värvimuusika. Paneme mängima ja vaatame, mis juhtub. Tundub, et töötab ja kuna on selline igavesti kestev tsükkel, siis ma panen ta siit kinni ja lisame siia nüüd veel ka näitama siis, kui lihtne see on programmi tegemine. Võtame siis ja paneme ka 4. lambi juurde, ehk siis selle Hue Go ja paneme siis tema värvi määrame sellise lõbusa sinise ja paneme uuesti programmi käima. Vaatame. Ja töötab väga, väga vahva. Ja sellised ongi siis programmeeritavad lambipirnid, mida saab siis juhtida nii äpiga, saab neid ka siis programmeerida ja julgelt katsetamist ja põnevaid elamusi siis klassiruumi valguslahendustel ja kasutamiseks kunstitunnis. Ja kogemused ütlevad, et selle äpi juhtimise ja programmeerimisega saavad hakkama lapsed juba 6. eluaastast.